praegu kokku. harva keele juurde. Tõesti mingi aasta mitte. Oli mulli, et talle ma kutsun. Koos rääkima kaitsepolitsei. Kaarl pidi rääkima kaitsepolitsei. Äkki me kustutame välja. Kas on isegi kuulda? Kus me võtame plaani ka sellised andmislood? Kas on juba kaemusi ka tulnud? Ei, seda ei ole. Ta on sees mõne varasemad enne valimispäeva, lihtsalt ei olnud hääletamisel niisuguse rahva. Need on juba tegelikult lahendatud ja võivad tulla edasi võetud lihtsalt. See on täna viimase protseduurid lugemise mõttes, siis veel sellest 3 tööpäeva. Kui me reede hommikul on pilt tööst, mis võib tulla. Kiiret ei ole, võtame raha. Millega eksistub, mis oli arvutusse kandmine? Mis ikkagi arvavad, seal pandi mitte häälde kogu arv, vaid pandi registreerimisnumber arvab. Inimesed küll seal loevad ja eksiga. See on ka põhjus, miks ülelugemine see toimub, kus tullakse hommikul värske peaga ja tehakse kõik rahulikult uuesti. Mõnlik, need on, kui teete ka pika vaeva, valimisjaoskon inimesed seal töö olnud. Ei ole Eesti üldse selline nähkalt kõisilikas. Suuretes riikides on eraldi inimesed, kes loevad, siis muidu lihtsalt ei oleks küsitud võimalik seda teha. 10 vastu 100 minutit. Ja selle vaidlus on eile loomulikult väljastada seda tõestus. Wednesday. Sure, I think. Mis oli hirm, et tõestada, et ma olen ära selle pettale. Vaatame, kui suur on veel pettas, vaatame, kui suur see fail ei ole praegu. Ta oli see programmis. Me tegime uue ligase. Kas sul on testandmete pealt ju? Mul ei olnud, ma ei saanud testandmete pealt ja tekst põhimõtteliselt. Ailis jah. Eile on ju lahti. Eile ei vastutada. Eile seda ei vastutada. See küll see vaatasin teistsuguse mehed, see punased mehed. Sest president ei lähe käima.
panid selle sinise kleepsu silma. Võttis selle puhtalt maha. Ma olen nüüd tuli tugevam. Üks kirja võtab 2759 vatti. Võtame 2760, korrutan, palju meil on 247 000. 68 mega. Ära kontrolli. Ei võtta, ma arvutan üle. Ma liigutasin akent. Võiks sa liigutama akent. Ma tahtsin näha suur see. Kas ma tohin ühe küsimuse? Täpselt küll jääb praegu aega. Ma tahtsin sellist küsimust, mida juba siin teiegi nüüd kohal. Loll küsimus, et miks on alati nii, et Tartu linn on tohutult aeglane paberhäälte lugeja? Et isegi Lasnamäed ja... Küsimus arusaadav, saame vastata, see on üks suuremaid teost, lihtsalt need häälimite lugeda ainult rohkem. Aga Lasnamäed ja Põhja-Tallinnad ja kõik need, kus on Tartu on suuremad, Tartus on jaaskondi, kus on 7000, 8000, 9000 inimeste nimekirjas. Ja seal lihtsalt ongi väga palju paberhääli. Põlise tartlasel mul on häbi juba kolmandat päevist järjest, et meie taga vaadatakse kinni, kõik ootavad, et kuna tuleb Tartu hääled, et saaks teada, mis tuleb tulemas. Arvutavad peas. Et lihtsalt huvitav vaadata, et Tartu on alati 0-0-0 jaaskonda loetud, on mitu tundi hiljem. No tuleb siis umbes kõik ühel ajal, et on loodus saanud. See on ette teada selle. Aga miks Tartu siis väiksem on jaaskond lihtsalt? Sellepärast suured jaaskonnad tehakse kaubanduskeskustesse, kus inimesed liiguvad ja kus on mugavam. Ja see on teadlik valik. Jaaskondi seda kallim. Kaks on linn ka, seal ei ole, mis on väga suureks ajad, neid üksteise kõrval neid jaaskondi paneb. Küsimus veel, et kas vaatleja võib põhimõtteliselt koguja logisid ka näha? Ei. Miks? See on süsteem opereeritud, tähendab veel kord, see on olemas defineeritud avalikud toimingud, mida vaatleja saab näha. Kriitilised, mitte kriitilised, kriitilised seotud võitmega. Kuidas kuskil mingi masin kuskil puugab, oleme nüüd ausad, et sellest arusaamine käib normaalsele vaatleja isegi peale ekstensiivset koolitust lihtsalt üle jõu.
vaatleja jälgib seda, et kas süsteemis on nagu öelda pimedad kohad, kus mingid skriptid käivad, mille sisendite tulemust ei ole võimalik muud moodi jälgida, kui ainult sellega, et sulle ekraanile kuvatakse, jah, kõik läks ilusasti. ei no veel kord, eks ole, et see, kuidas vormistab valimistulemus, see on andmeauditeerimisel, see on nende härraste kohustus näiteks ja teie õigus. Võib oma programmid kirjutada, meil on olemas andmekogumid, mis e-unnist kuni valimistulemusteni säilitavad igat seisu, need on allkirjad, need on tööstusmaterjal, millega laseb töötaja, ükskõik milliste programmidega ja eeldusel, et konfidentsiaalne info ei leki, eks ole, hakati kaitsema. Kas teil on ülevaadet ka, kus kord eile seal saalis olid inimesed nagu, et mis riikidest või et mille vastu nad nagu huvi tundsid, et eelkõige ei ole niisugust pilti ei ole täna? Ma võin empiiriliselt sellest ju proovida põnevada, aga nad olid igalt poolt üle maailma, alates Koreast kuni USA-ga ja Türgist ja Gruusiast. Oota, aga kes need olid, keda seal lõigati maha, et need, kes tulid seda arvutit seest poolt uurima, mingisugune tähtis seltskond? Ma ei tea, see oli kõige naljakam koht. Ei, sa rääkisid, et see on mingi meeskond, kes mingisugune häkkerite meeskond, kes oskas. Siin on see härra. Otse vaatleja. Et kui on küsimusi, siis pärast võib Karsteniga rääkida, et ta on OSCE vaatleja. Küsimus on nagu siuke asiaadi välimusega naabritesse. Mis välimusega? Selle sisu vaatamise tahtis teada, et kas sinna saab panna, et mis seal sees tegelikult. Ma ei tea, kes oli, mis ma peaks neil vahet tegema. See oli tore, et sa sisu näha, et tormasid kaamerat. jah, see on maailmakuulus arvuti, ma ei ole küll vaadanud, aga kus maailma pressis on arvutipildid. minu kõrval oli näiteks üks härra, kes väitis, et ta on Kataloonia valitsuse esindaja ja et nad tahavad järgmised valimised Kataloonias teha elektroonilised paari aasta pärast ja et Hispaania, tähendab Madridi reeglid ei keela seda tema arvates. Hispaanias on väga pikka aega juba viljeletud väiksemas mahus mingisugust elektroonilist hääletamist, aga mitte muidugi rahvusüleselt, üldriiklikult. Sealt on ka pärit paar niisugust tugevat firmat, kes keelevad puhtalt ainult interneti hääletussüsteemidega. Nüüd puhtalt ainult, aga on vaja liikid sealt. Näiteks Kaitu, mis on veel Indria ja nii et seal Hispaanias on jah see tegevus üsna pikk ja põlinev. Praegu käib see Šveitsi niisuguse public intrusion testing, kas te selle pilku peale hoiate või? No natukene. Kuidas ei tohi teha? Ei, ma ei ole väga süvenenud. Kas seal paistavad juba mingi paha meelde ei ole andnud. Kunagi konverentsil me tegid küll igast tükke ja sealt seda uus arv tulnud. Okei. See on sellised teemasse naased välja ütleb. Spetsialist ütleb jälle, et ma küll vaatasin natukene, kõik paistab nii kole. Kõik paistab nii kole. Ma ei saa aru, liiga teemuline. Ma mina tegin selle läbi, et ma olen selle nagu testin seda ja ei mõttes see toimus ilusti ja ei ole mingi probleem. Ainuke asi, et see lääg oli nagu suur, et nagu seda hääle andmiseks, kus vist mingi 10 minutit. No Šveitsis on ikka see häda veel, et neil ei ole ju, nii-öelda on, aga ei osuta ID-kaarti. Saadetakse sulle parool postiga koju. Ja teine asi on see, et nendest
meil on ka hääle verifitseerimine niivõrd Norra stiilis, mis tähendab seda, et sul saadetakse koju kontrollikoodid eraldi paberil. Arvuti ütleb sulle kontrollikoodi ja siis vaatab, kas selle kandidaadil vastab selle kandidaadil, kes sa valisid. mis tähendab väga suurt kulu loomulikult ja hunnikutes probleeme trükkimisega, laiali jagamisega ja abikaasade vahel sassi ajamisega nende kontrollkoodi lehtedega, mida me kõik Norrast läinud. aga nende säädus ei või nõuab seda. kas me arutame nüüd seda Šveitsi hääletussüsteemi, kuidas see on, mis see teema on praegu? ise, ma mõtlesin seda kommenteerida. no kommenteeri. et Šveitsis on ilmselt tugevam nõudmised sellele hääle salajastusele ja selle tõttu nad ei kasuta seda ID-kaarti, et see on nii-öelda strateegiline otsus. nii on mina aru saan. ID-kaardil on midagi pistmist hääle salastamisega. ei noh, selles mõttes, et kui ma hääletan, et siis ma hääletan niimoodi, et minu identiteet ei ole selle hääletamise esimesest momendist kogu sellega seotud. et lihtsalt on selle otsuse teinud, ma pärast tehti samasugune otsus samasuguses kontekstis tegelikult. et see väide, et ID-kaart on oluline või vajalik või et selle süsteemi paratamatu osa, et see noh, on erinevad arvamused. et mõned riigid ei nii arva, Eesti arvates. okei, diskussioon on siin jah, aga see on seepärast küsimus, kus on Šveitsist räägime. jah, on pigem erinev vastus lahis. debatti vastu keeruline. Ma lihtsalt korrekteerida, et Norras on väga isikuline lähenemine e-hääletussüsteemisse, et sisse logimatu isik. nii et oleks korrektne arusaamine. nii, poole peal. Pole seda. kas me kella vaatasime? sellepärast see selline oli näeb. ja kell oli 11. kus sa näed seda nüüd oleks? Üksteist on audiitor võetud üles. no näe, kasu. jah. ei ole kümnest lugenud. tund aega. nii et vahepeal ei või oma kvartaliga ära, võib kvartaliga ära minna, kui kvart siia jääb. nurgatahed on no ja siis võib-olla käime nüüd ära, vaatame natuke ettepoole, mis siis edasi saab. edasi saab see, et kui see valmis saab, siis jällegi me kontrollime, nüüd me võime vaadata sisse ka, kui me tahame, aga me kasutame samu 3 liigutust, mis me eile tegime. vaatame, palju tehtud hääli on. vaatame, palju hääli kokku on, võime faili sisse vaadata. ja vaatame, kas signatuur klapib. nüüd lisaks sellele me saame vaadata, kas need klapivad eelisete tulemustega. ja me loodame, et need klapivad
faili pealt. siiamaani on kõik meie testid ja eelmised valimised andsid selle resultaadi, et klappisid faili pealt. see oleks kõik lihtsalt, kui klapivad faili pealt. EKRE 40%. Kaks faili lihtsalt, fail kopeerib ja kogu see on okei. Pole midagi näpuga järge ajada. Kui ei ole okei, siis rohkem näpuga järge ajada. Siis on midagi näha. Siis kirjutame selle plaani peale ja paneme kõik kleepsu alla ja masina kinni, nagu eilegi. Aga mis sealt edasi saab, on siis see, et hakkame kontrollima kõiki neid tegevusi, 3 korda eraldi kontrolli. Need juba ei ole filmitavad pidulikud. Seda tuleb igal hetkel teha. Täna. Ehk siis äkki esindamise kontrollimine, liiksumise korrektse kontrolli ja siis lõpuks ka kokkulugemise korrektsuse kontrolli. Seda juba kuuldavasti teeb audiitor oma proua ette. Aga meie asemel. Kõik on ajamahukad protseduurid, et alati jaotada. Ja kui kõik need kontrollid on läbi läinud, siis alles Priit allkirjastab valimistulemused ja rikutame veebi. Siis on nii-öelda ametlikud valimistulemused. Eile oli esialgsed valimistulemused täpselt nii nagu paberhääletused. Jaoskondades käib praegu tihe töö, läheb uuesti üle. mitte küll jaoskondades, vaid valla linnakomisjonides. Õige. siin mingi info käis, et Narvas on probleeme vist. Et seal mingid vaidlused. Kogu aeg.